see kauaoodatud MD5, mida ka meie ootasime väga kaua, sest me tahtsime reaalselt teda võrrelda enda kotis olevate Gatoritega. Et meilt on palju küsitud, et milline siis on nende vahe. Et ma ütleks, et mul on üks sisse mängitud Glow Gator kotis ja see MD5, mis on siis C-line, lendab väga sarnaselt selle Gatoriga. Et ta ei ole kõige ülestabiilsem, aga kindlasti piisavalt ülestabiilne, et usaldada teda, et ta tuleks nagu lõpuks ikkagi tagasi. Et kahjuks ei ole jõudnud teda suure tuulega visata ja praegu on meil väljas selline tore talv, et see plastik meenutab natuke S-line'i ja C-line'i vahepealset plastikut, et näitan lähemalt ka, et ta siis kumab mõnusalt läbi, näeb niisama ka väga hea välja ja ma ütleks, et eeskäega visates ka, kui annukas välja visata, siis see ketas kindlasti tuleb tagasi, et pange see omale kotti. Discmania MD5. Lõpuks on saanud Discmania hakkama väga ülestabiilse keskmaakettaga. Saab visata vabalt flex-shotte, väikses annukas välja, jõuab alati tagasi tulla selline suhteliselt suure biidiga ja peaaegu flat top, selline kerge väike tõum on, aga tõsiselt ülestabiilsed ja väga hea distantsi kontrolliga tänu sellele.